Nii, raamat Sunnitud sünnima Siberi laste lood. Olen seda väsimatult rõhutanud, kuna olen ise Siberis sündinud laps ja see raamat oli mulle väga tähtis ja ilmus, tiraaž oli vist 600 ja loomulikult tegime me väga head reklaami. Kuigi meil olid need, kes sinna kirjutasid, oli selline klausel, et nad ei taha, et läheb kauplustesse. See oli nende otsus. Aga see 600 tükki sai niimoodi otsa, et natukene liiga hullusti otsa. Raamatukogud, muuseumid tõstsid kohe väga kõvasti häält, et kuidas siis on, et raamatukogud ei saa, et inimesed saaksid lugeda ja nüüd me tegime kordustrüki. Neid on ainult 400 tükki ja ma lihtsalt annan teada. Ma ei saa midagi lubada, aga me nüüd kogume andmeid, kes midagi, kes sooviks veel tellida. Raamatu hind on 30 € ja seal on siis kas 84 või 87 autorit, kes on siis küll kahasse, küll 3 peale kirjutanud loo oma sündimisest Siberis ja mida ta mäletab. Nii et lihtsalt teadmiseks teile ja kas minu email on kuskil? Kindlasti on. Kodulehel. Vabandust. Peaasi, kui sul endal on. Kuulge, vabandust, ma teiselt ürituselt tulin. Ennast peab ju vabandama. Saate mulle kirjutada sellel e-mailil, kas on soovi? Ma ütlen, ma ei saa midagi lubada, kuna meil just käis hirmus vestlus, et mis me teeme, kui need otsa saavad, aga rohkem kordustrükki ei tule. Lihtsalt teadmiseks. Absoluutselt identne. Ta ei ole isegi kordustrükk, see on see vale, mis see õige, teine sõna on järeltrükk vist on õigem. Nii et ta on identne ja selline teadaanne tuli meelde lihtsalt. See on nüüd hea küsimus, ma ütlen nüüd ja ma loodan, et ma ütlen õigesti. Krista Viivika kokku. kristaviivika@gmail.com. Jaan kontrollib üle ja siis saan ma lõpetada oma esinemise. Tundub, et on jah. Sa läbisid selle. Läbisin testi. Häid jõule meile kõigile. On tore väljend, kallis rahvas. Ühesõnaga, meil kõigil inimestel, mina sain 95, mul elus ka raskus, ma olen 5,5 aastat poliitvang, eks ole, ja kõik see asja on olnud, aga ma ei ole eluaeg suitsetanud, napsu võtan 3 napsu, sest kui on pidu, praegu ma ei võta üldse. Nii, aga meil kõigil inimestel tuleb elus ette raskusi ja siin räägiti luuletustes, ma võiksin praegu teile peast öelda 10 luuletust 4 keeles. Aga ma praegu räägin ühest. Ja selline on siis see tekst. Kui põlvili sind surunud on saatus ja ahastus sul visanud on kinda, siis teate, see pole elu viimne vaatus. Nii lihtsalt sellest mängust välja ei minda. Pea meeles, kõik kord läheb üle ja paranevad kõik su rasked haavad. Saavad rõõmudele jälle oma süle, su usk ja armastus taas lunastatud saavad. Nii, aga kui tohib, siis veel natukene. Mul on luuletused Marie Underilt, Juhan Viidingult, Ellen Niidult ja kui ma sain 80-aastaseks ja siis oli selline asi, et tütar ja abikaasa siis organiseerisid vastuvõttu Raekoja platsil õpetajate majas. Ja kui me seal kogunesime, siis seal oli juba novembrikuu, seal jõululaat käis, ilus muusika kostis sealt. Ma mõtlesin, nii rahvast kokku peaks midagi ette kandma ka. Ja mõtlesin, aga see on niisugune meenutus ka, et 80 aastas elatud ka juba. Ja esitasin seal ja esitan praegu ka teil siin Marie Underi luuletuse. Pealkiri 3-täheline, kes? See oli siis luuletuskogus Mureliku suuga.
ja tekst järgmine. Kes istub ümber minu laua, kui ükskord olen ära kaua. Ma jahmun aiest naeruväärsest, kes joobu tassis siniäärsest, sest klaasist mõni rüüpab rohtu, kust minu ema võttis lohtu. Ja kelle jalapuute all nõtkub kord mu vaibaruute. Kes sorib minu raamatutes, kus olen viibinud, naerdes, nuttes, mu säng, mis ma pärin, mu pühim paik mul hinges värin. Kes kisub õndsalt akna valla, kui kevad astub häda alla. Kes ootab uksel, kelle aste tõb õhtul rohus tuppa kaste. Kes aga haarab minu sule, kirjanike kõigi, kui tema rängalt lausub tule. Ma kirjutasin 2 huvitavat luuletust välja, kui ma tohin, siis ma võin nad ette lugeda. Üks oli veel Heidi Jensen ja ma sellepärast just, et minu ema neiupõlve nime oli Jensen ja seda ma olen uurinud, aga ma ei saanud järile, kes ta oli ja tema on kirjutanud ühe niisuguse luuletuse mõtted. Kas kusagil leidub parandust, mis leidmata? Kas kusagil leidub veldust, mis mõõtmata? Kas üleval taeval pilvetiib meid kaugele mõõtmatusse lennul viib? Nii möödub elu kiirelt otsides, et 1000 küsimust on meelel. Ei vastust pole meie 5 meelel. Üks reis on lõppenud, süda vaikselt põksumas. Meie mõte kristall selge saab, sest vastatakse meil ülevalt. See oli nüüd üks luuletus ja teine luuletus oli Tähesajus. Päike loojus, õhtu jõudis, köitis ahelasse tuule, üksik hüüe, kust kui kaikus, siis taas ümberringi vaikus, täis taeva imeluule, üks neist igavikus õudis. Tähekega mina vihkan seda maad, kus ainult kurjus, tapakirg ja verejanu, õnnele ei pääse manu. Iga õilis püüe nurjub, sinuga koos sõuda ihkan kauguses. Seal pole äikest, seal on uue päeva algus, kevadine koidu ilu, looberite lõhna pilu, sinna paistab õige valgus, seal on armastust ja päike. Maria Kepsner, Ansbach, Bayeri, Saksamaa 1948 ühele kirjasõbrale Eesti noormehele Põhja-Kanadas metsatööl. Kasutades ära seda ilusa luuletuse järel on muidugi väga raske midagi rääkida. Siuke... Seda ma tahtsingi mainida, et luuleraamatut pole vist veel avaldatud, aga oleks juba aeg. Siis on viimane aeg teha luuleraamat. Ja siis Jaani jutule jätkuks ma tahtsin seda öelda, et kuna me toimkonna valime, et siis üles seada nii-öelda kandidaate, raamatute kandidaate võib ju igaüks ja sellest loodetavasti tuleb suguseltsilisti ka teade, et kõik, mis on 2024. aastal ilmunud raamatud, võib siis üles seada komisjonile uurimiseks. Ja seoses veel raamatute teemaga, kuna 2020. jäi kõik see asi pooleli ja 2022. aastal jäi päris pooleli, tähendab Raivolt selle leksikoni tegemine, mis oli juba 20. aastal tal nagu peaaegu valmis, siis me püüame ikkagi selleks 35. aastapäevaks ära teha. Ja kui siin on nüüd inimesi, kes tahaksid selle ankeedi küsimustele vastata, siis võiks anda mulle teada. Ma arvan, et siin on ka siukseid inimesi, kes veel ei ole vastanud neid küsimusi. Mul on siin ankeedid. Need, kes siin arvatavasti võiksid kohal olla, nende ankeedid on siin kaasas. Võite pilgu peale heita mingil ajal küsima tulla minu käest.
ja teised võiks siis kirjutada, kas siis evaniklas@gmail või hotmail.com või siis tahvenõu@gmail.com, et siis saab need küsimused ja saate need ankeedid ära täita. Aga need, kellel on veel täiendusi, näiteks no mõnel on võib-olla mõni lapselaps juurde sündinud või, siis võite ka lihtsalt mulle teada anda. Minu arust ma loodan, et ikkagi siin ei ole mul küll väga palju kaasas, aga ma arvestan, et umbes need, kes võiks täna kohal olla. Ma tänan. Igas ühes päike õnnab pilve taga, veretab neid kiiltega. Täna rõõmsal jõulupühal sädelegu lumehelb, et küünlasärad soovid täitku südamele soojust andku jõulukuu 2024. Niisiis see legendaarne ütlus, et Jaanil on alati midagi öelda. Ma räägin sellepärast, et võib-olla jaanuari koosolekule ma ei sattu. See sobiks rohkem jaanuari koosolekule, aga veebruaris on juba juhatuse koosolek ja see puudutab juhatuse koosolekut. Vaadake, aeg läheb ruttu. Varsti on kevad käes ja jälle on aasta koosolek. Meil on nõnda, et meie seltsi kõige suurem tunnustus on mis? Kes teab? Mis on meie seltsi kõige suurem tunnustus seltsi liikmele tema tegevuse eest? Auliikme nimetus. Ja tavaliselt seltsi juhatus veebruarikuus arutab neid võimalikke kandidaate, mida siis seltsi juhatuse liikmed pakuvad või mida on osakonnad seltsi juhatuse liikme kaudu pakkunud. Ja mul on ka ettepanek, mida ma praegu teile esitan ja loodan teie toetust. Ei tahaks seda üksinda teha või 2, 3, 4 inimesega, nagu praegu räägitakse, et tagatuba otsustas, eks ole. Ja mul on 2 inimest praegu pakkuda kandidaadiks, kelle me siis aasta koosolekul võiksime ära kinnitada, kui teie toetate, kui juhatus toetab ja kui aasta koosolek on sellega nõus. Ja kes need 2 inimest on? Nad on täna siin saalis ka. Üks inimene on pea 20 aastat toimetanud väga tublisti Võru piirkonna suguvõsa uurijatega. Oli aeg, kus ta vedas Võru uurijate Tallinna osakonna rühma. Ta on palju ka muud teinud, aidanud korraldada väga paljusid üritusi seal Võrumaal ja viimased mõned aastad on ta väga tublilt olnud kaasas ka selle Tallinna osakonna tegevuse koordineerimisel ja korraldamisel. Kes see on? See on Eike Riis. Ma olen täiesti veendunud, et tema tegevus läheb päris paljude inimeste tegevusest tunduvalt üle, kes on juba varem selle tiitli saanud ja mul on isegi natuke ebameeldiv ja häbi tunne, et varem seda teemat ei ole üles võetud. Nii et kui te toetate, siis mina teen juhatuse koosolekul selle ettepaneku juhatusele. Kes on vastu? Ma sain aru, et mandaat on saadud. Nii. Teine inimene, kes ka on viimased 10 aastat umbes väga usinalt olnud meie aparaatide taga, ka praegu ta on ühe aparaadi taga. Ilma temata ei oleks meil viimase aja videosalvistusi, ilma selleta oleks meil IT-asjad ligadi-logadi. Eks nad praegu on ka võib-olla natuke mõnes kohas. Kellest ma räägin? Ma räägin Kalle Mägedist, tõepoolest. Ja ma arvan, et ta tõesti vääriks ka selle tiitli kandidaadi rolli ja hilisemalt vast ka võib-olla seda tiitli kandja rolli. Kui te seda toetate, siis andke mulle kuidagi viisi märku, ma esitan tema.
ma leian, et need 2 mandaati on saadud. Järgmine aasta on ka juubeliaasta. 30 aastat seltsi, me mõnikord ütleme asutamisest, aga õigesti ütleme taasasutame. 35 aastat seltsi taasasutamisest ja see oleks hästi kena selline juubelilugu. Ja muidugi on ka üks inimene veel, kelle ma tahaksin välja tuua. Tema staaž ei ole küll niivõrd suur, aga ühe kena tänukirja ta tasuks aastakoosolek küll saada. Mis te arvate, kes see võiks olla? Ei, Kalmer Saar, sest ta on väga toredasti nende mõnede viimase aasta jooksul suutnud meie elu käivitada. Ilma temata me ei oleks ka täna siin. Tänukirja ta kindlasti väärib. Olete nõus? Kiitusega ei maksa kunagi kitsi olla. Ja veel mõned sellised, kui ma juba olen, siis pärast ma enam ei tule, siis jään vaikseks. Ma eelmisel koosolekul rääkisin teiega ka, olin saali ees ja rääkisin, et 2024 on selles olukorras tähtis aasta, et aastal 1924 asutati Eesti Eugeenika Selts Tõu Tervis. Sellest on nüüd 100 aastat möödas, natuke rohkem küll. Põhikiri registreeriti 22. mail 1924. aastal ja ma küsisin teie käest või rääkisin teile, et võib-olla tuleks see põlvnevislukku panna. No te näete, et põlvnevisloos ei ole, eks ole. Ei läinud minu idee läbi. Kurb lugu. Nii, ei läinud läbi. See läheb aastaraamatusse. See läheb kraad kõrgemalt, see läheb aastaraamatusse sisse koos minu lühikese kaaskirjaga. Kes nüüd muidugi, jah, siit ma kuulsin, et seda on maha vaikitud. On olemas positiivset eugeenikat ja on olemas negatiivset eugeenikat. Kes juhtus nägema ühte Fred Bussi saatelõiku Ringvaates? Kes juhtus? Seal räägiti väga jälle sellest negatiivsest poolest. No jah, see tõesti paistab esile, sest koledusi oli sellega seoses. Aga selles põhikirjas, mis nüüd tuleb avaldamisele, ma loodan, et tuleb, mis tuleb avaldamisele, seal ei räägita midagi sellest. Seal räägitakse Eesti rahva elujõu hoidmisest ja kõrgemale järjele viimisest. Kuulge, kas see täna ei ole tähtis? Me oleme üldiselt mannetud oma rahvana, kahjuks. Nii et see tuleb. Ja, paraku läks küll niimoodi, ma käisin Madara tänava arhiivis ja see koopia või see originaal, mis seal on, oli samavõrra kehvakene kui minu käes olev koopia. Ja seda me nii-öelda faksiimilena ei saa nagu avaldada, aga tuleb selle teksti, kuidas seda öeldaksegi, tervik avaldamine eraldi. Ja selle asjaga nüüd ma sain korda. Aga üks asi on veel, ja see on nüüd tõesti minu puhul viimane, siis saavad kõik muud hakata siin midagi ütlema. See on see, et nagu te teate, aasta koosolekul kuulutatakse välja parimate suguvõsa looliste raamatute konkursi võitjad. Seda nii üle-eestilises lõikes kui ka seltsi lõikes ja mõnikord on ka eritunnustusi olemas. Aga selleks, et neid tunnustusi saaks nagu välja kuulutada, peab olema toimkond. Seda on kutsutud ka žüriiks või komisjoniks, aga seltsi põhikirjas on olemas selline säte, et seltsi, genealoogia seltsi juhatusel on õigus moodustada toimkondasid, nii et nimetame seda toimkonnaks. Eelmine toimkond koosseisus Evelin Povel, Eike Riis, Tiina Tafenau, aita mind Eike, Helje Kannik ja Jaan Tagaväli. Enne Helje Kannikut oli küll Merike Poljakov, aga ta isiklikel põhjustel ennast siin poole peal taandas, nii et jah, Helje Kannik oli hiljem. Ja siis tõesti Tagaväli oli ka. Et tema nüüd oma volitused pani maha viimase aasta koosolekuga, tema tegevus lõppes, seda toimkonda valitakse 3 aastaks. Ja nüüd oli vaja korraldada uued valimised, millega seltsijuhatuse esimees kenasti välja kuulutas siin 6 aega tagasi. Esiteks kõik etapid olid sellised, et kõigepealt kuulutati välja kandidaatide pakkumise voor. Me määratasime ära ka valimiskogu. Valimiskogu oli siis, nii nagu varasematel aastatel, meil on juba selline pikk traditsioon, selline
et seltsi juhatuse liikmed kõik, no te teate, et seltsi juhatuse liikmed on valitud liikmed pluss kõikide osakondade esimehed või esindajad. Pluss eelmise komisjoni liikmed, kes ei ole seltsi juhatuses ja neid oli 3 tükki. Eike Riis, Evelin Povel ja nüüd juba ka Helje Kannik, sest ta oli mingil ajal juhatuses, aga nüüd enam ei ole. Nii et 21 inimest ja ettepanekuid tehti 15 ettepanekut 15 inimese osas, kes võiksid olla kandidaadid. Mulle tundub, et siiamaani mõned neist ei teagi, et nad kandidaadid olid. Üldiselt me püüdsime küll niimoodi seda asja korraldada, et inimesed on ikka teavitatud ja nad oma nõusoleku andnud, sest äkki valitaksegi. Kui ei valita, siis ei ole asi nii kole, eks ole. Nii, ja 15 tükki ja siis, kui see oli kogutud, siis kuulutati jälle seltsijuhatuse esimees kenasti kuulutas välja valimised. Valimised olid korraldatud niimoodi, et iga valimiskogu liige tegi 5 inimesest järjestuse, kes oli tema esimene, teine, 3., 4., 5. eelistus. Esimene eelistus sai 5 punkti, teine 4, 3. 3, siis 2 ja siis 1. Ja siis summeerisime selle kokku ja saime tulemuse. See häälte andmine on nüüd lõpetatud. Komisjon või see häälte lugemiskomisjon on ka oma töö teinud, aga kuna statuudi kohaselt, selle toimkonna valimise statuudi kohaselt peab selle koosseisu kinnitama seltsi juhatus ja ei ole veel seda teinud, siis ma hetkel seda veel avalikuks ei tee. Ma nii palju küll ütlen, et osa inimesi eelmisest toimkonnast jätkab ka uues, aga on ka uut verd. Rohkem ma ei saa praegu öelda, natuke saladusi. Aitäh! Kui te pöörate nüüd oma viimase põlvnemisloo numbri tagumise lehe, siis te loete sealt Erik Heinma 95 paar nädalat tagasi. See on 24. novembril 1929 sündis Erik ja palju õnne talle! Ja kuna just, kõik räägivad pärast paar sõna. Aga mul on nüüd selline ettepanek, et kuna meil on selline jõululaud siin täna, siis me ühtlasi nimetame seda ka Eeriku pidulauaks, kui see sobib. Seda teiseks ja kolmandaks, mul on selline ettepanek, et me teeme talle selle lõunasöögi kamba peale välja. Igaüks annab 1 euro. Ega Eerik ei jõudnud maksta veel? Ei ole. Väga hea. Siis ongi nii, et meil ei ole sulle praegu hetkel muud anda, aga olgu nii ja ole tubli mees. Täna on 14. detsember ja oleme oma traditsioonilisel, ei tea küll mis ajast, traditsioonilisel kokkusaamisel, mis on alati pisut pidulikum kui tavaliselt. Täna on küll, pole eriti detsembri moodi ilm. Sealt, kus mina liikuma hakkasin, täiesti hommikul sadas paksu vihma. Aga praegu on kohal meid, mul läks natuke segamini, meid registreeris ja maksis raha ära täpselt 30 inimest. Aga minu meelest praegu ma ei tea, vist on 28 või 29 meid. Möödunud aastal täpselt sama palju jällegi koos meid. Me oleme kõik nagu stammkunded siin. Eelmine aasta meil oli 31. Nii, meil hakkab varsti kõige tähtsam osa, sest meil esineb täna meie liige Rutt Teder ja räägib oma asjadest. Mitte oma asjadest, vaid ikkagi suguvõsast. Globaalsetest. Mitte oma asjadest, oma suguvõsast. Aga nii, kas Aarel on ka midagi? Nii, lugupeetud Eesti Genealoogia Seltsi liikmed, külalised, daamid ja härrad, et mul on hea meel. Aasta on olnud tegus. Meil on lisandunud nooremaid liikmeid. Traditsioonilised uurimissuunad on jätkunud ja tegelikult võib öelda, et tänane pidu, nagu jõulupidu ikka, on ettevalmistus
järgmisesse aastasse vaatamiseks. Et Rutt Teder on meil ka plaanitud konverentsi üks peaettekandjaid ja see aasta on mitmekordselt tegus. Nagu nimetatud konverents, nii on meil ka tulemas suvepäevad. Et soovin teile kõigile ilusat jõuluaega, ilusat aastavahetust ja jõudu ja jaksu edaspidiseks. Minul vist midagi on siin või? Nii. Aga ma ei tea, kuhu poole see kostab. Ja. Ja. Telefonid palun vaikseks. Nii. Nii, mina ütleksin nõndaviisi, et armsad ligemised. Et hiljaaegu sain teada, et ligemisteks üldse ei sünnita, vaid need tekivad ühiste tegevuste läbi ja nii meie seltsikaaslased olemegi olnud nagu ühise asja juures ja meie tunnetame oma juuri. Need on meil mälus. Aga tänase loengu teema on siis väljarändest, aga mina olen seda sõnastanud nõndaviisi, et unustatud eestlased tõotatud maal. 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul toimus Eestis suhteliselt suur väljaränd. 100 aastaga lahkus Põhjamaadest Ameerikasse üle 2,6 miljoni elaniku. Näitena soomlaste suurim väljaränne toimus 1890 kuni 1914 pääsemaks tsaariarmeed teenimast. Rootslased ületasid puust purjelaevadel ookeani juba 1638. Ka Rootsi väljarändajate marsruut kavandati Göteborgist Halli Inglismaale rannikul, kus rong viis nad Liverpooli. Selle sajandi taguse rahvaste rändamise kujutamise võttis Wilhelm Mauberg pärast teist maailmasõda oma ajalooliseks ürituseks. Tetraloogia kirjutamiseks kulus tal 12 aastat. Ta rändas koos perega 1948 Ameerikasse, Minnesotasse, kus oli tema emapoolne suguvõsa läinud. Maubergi väljarändamise eepos tõi tuhandete rootslaste teadvusse tundmatud sugulased, kes 1850 Lõuna-Rootsil juuderi kihelkonnast uude maailma rändasid. Umbes 80 aasta jooksul läks üle Atlandi ookeani Põhja-Ameerikasse 1 200 000 rootslast. Teadaolevalt esimene eestlasest meremees võttis osa De Vlamingi ekspeditsiooni koosseisus Austraalia 1696. Ja enne esimest maailmasõda elas Põhja-Ameerikas 15 000 eestlast. Missionär õpetaja Hans Rebane, ema poolt lätlane, kutsuti Ameerikasse USA sakslastest luterlaste Missouri sinodi poolt, teenimaks nii eestlasi kui lätlasi. Ta hakkas registreerima eestlasi kui ka USA lätlasi ja asutas 1897 ajalehe Eesti Ameerika Postimees. Tõnu Parmingi käsitluses ütleb ta nõndaviisi, et meie sajand algab Ühendriikides, kuid eestlaskonna teket ja arengut tuleb käsitleda koos Kanadaga. Näiteks Lõuna-Dakota osariigis elavad eestlased olid Krimmist saabunud. Tegemist oli ahelrändega. Üks osa eestlaste sisserändest Põhja-Ameerikasse pärines otse Eestist, teine osa Eesti asundustest Venemaal. Eestlaste Kanadasse asumist võib ajaliselt jagada 3 järku. Vene tsaariaeg, Eesti iseseisvusaeg ja pärast teist maailmasõda. Põhjustest ikka on rõhutatud, et maanälg 1905, rahvuslik rõhumine, Balti aadli seesuslikud privileegid ja riiklik asustamispoliitika. Asunik on meie maale tohutult tähtsam kui maa ise, nõnda öeldi siis seal Ameerika poolel, õigemini Kanadas. Maad pakuti erakordselt soodsate tingimustega. Asunike värbamiseks rakendati erafirmasid, kaasa arvatud raudtee- ja laevakompaniid. Lugejat vastavaid brossüüre levitati nii Ühendriikides kui Euroopas. Peibutati piiramatute võimalustega elus edasi jõuda, varandusega, mis lausa vedeles maas.
Samas ümberasujaid pilgati ja põlastati. Agendid pidasid kõnekoosolekuid, jagati lendlehti, tehti reklaami. Asunike seadus pakkus igale võimaluse omada paugu pealt 320 aakrit ehk 130 hektarit. Need numbrid natuke varieerusid nii Ameerika kui Kanada osas, aga üldiselt kaunis sarnased. Nad, eestlased, tulid võlgu ja paljad, mõni oleks ka ehk koju pöördunud, kuid raha tagasisõiduks polnud. Teiseks, majanduslikud põhjused, otsiti lihtsalt lahedamat võimalust elu parandamiseks. Ja kolmandaks ka poliitilised. Vene riigi ja selle valitsuse vastu esinenud rahulolematus. Ei tahetud mehe ikka jõudnud poegi saata Vene kroonuteenistusse, mis tol ajal oli pikk ja raske. Vene-Jaapani sõjast osavõtjatele lubati hingemaad anda, et sel teel õhutada soldatite seas isamaalist vaimu ja vastuakku ära hoida. Valitsus aga oma lubadust ei täitnud ja pettununa tuldi hingemaad otsima ka Kanadast. 135 aastat tagasi asusid esimesed eestlased maad harima Kanada Alberta provintsi. Koht, kuhu nad asusid, oli preeria huntide, mustade karude ja preeria ning metsatulekahjude pärusmaa olnud aastatuhandeid. 7 Eesti asundust Albertas, loode territooriumil, pea Vaikse ookeani rannikul, jäi ainukeseks eestlaste kogukonnaks teise maailmasõja lõpuni. Calgary ülikooli professor Howard Palmer oma uurimuses on märkinud väikese, kuid tähelepanuväärse Eesti kogukonna osa provintsi tänase näo ja elanikkonna kujunemisel. Kanada Dominion loodi 1867 Alberta distrikti nime, sai aga Briti kuninganna Victoria 4. tütre auks. Alberta, üks 3 Kanada preeria provintsist, piirneb lõunast Ameerika Ühendriikide Montanaga, läänes Briti Columbia provintsiga ja põhjas loodealaga. Medicini oru asundus. Nii, Hendrik Kinna ja August Posti olid nendeks meesteks, kes panid aluse Eesti asundusele 1902 oktoobris. Nad tulid perekondade ja väikese varaga. 1903 oli asunduses juba 13 Eesti talu 25 elanikuga. 1903 oli soomlaste asunduses 70 talu. Algselt see oligi niinimetatud uus Soomemaa, tarvis lubatud maa Kanada valitsuselt. Rohkem asunikke saabus 1905, enamasti Tartu ja Võrumaalt. Välis-Eesti almanakk 1933 teatab, et seal elab 25 Eesti farmeri perekonda, kokku 150 inimest. Nende hulgas ka minu vanaisa Jaan Vernik ja vanaema Emma Rosalie neiuna Jasman, kes olid abiellunud 1904 sügisel, immigreerusid Kanadasse 1905 märtsis. Teatavasti said asunikud maad Kanada valitsuselt, maaseaduse järgi. 1872, USAs 1862 oli see seadus, maaseadus nagu valminud. See on nüüd natuke igav osa, aga mõõdeti maa suurte ruutude kaupa. Üks township koosnes 36 allosast, igaüks 640 aakrit ehk 259 hektarit. Asunike maad jagati veerandite kaupa, see tähendab 160 aakrit, 64,75 hektarit korraga. Asunik maksis selle eest vaid $10 tingimusel, et teatud aja jooksul peavad olema maatükile püstitatud hooned ja osa maad pidi olema haritud. Asukoht, see oli siis hiljem, ei tohtinud olla kaugemal kui 10 miili ehk 15 kilomeetrit raudteest. Thomas Jefferson oli maamõõtmise ja maaseaduse autor. 140 aastat kulus, et lääs saaks jagatud. Maamõõtjad olid kõrges hinnas. Alevikud kanti kaardile veel ennem, kui neid olemas polnud. Vahemaid mõõdeti kettide abil. Standardkett koosnes 100 lülist ja selle pikkus oli 66 jalga. Moodustus ruudustik ja pealtvaatest see tunduski nagu üks silmane, nagu üks lapitekk. Anti ametivanne. Asunik pidi olema 21 aastat vana. Maa omanditunnistused avasid võimaluse pangalaenu saamiseks. Pangad andsid laenu $300–400 talu peale, võttes 9% selle eest. 1912 valiti laenuühisuse ellukutsumiseks komitee Vernik Koost Kingsepp.
Neist Vernik sai lõpliku põhikirja koostajaks. Elava inventarina soetati järg, hobune oli kallis, $150–200, järg $30. Huvitavam ongi just see varane Kanada, kuidas kohaneti eluga. Suure loodusest tihjaga, kärestikud, teede puudumine, õreasustus, keelebarjäär väljaspool kodu, metsatööd ja küttimine, tulekahjud, mida kustutada ei saanud ega ei suudetud. Sel ajal oli Briti Kolumbias maa-alasid, kuhu ei olnud valge mehe jalg veel astunud. Preeria ei ole kunagi atra ega kõblast tunda saanud. Kliima oli karm. Hilisallad sagedasti juunikuu algul. Varajasi öökülmi tuli ette juba juulikuu lõpul. Lund sadas septembris keset viljapeksu. Kuid hilissügis oma kauni indiaani suvega päästis olukorra. Peamine toiduvarustus toodi Reetjärve linnast. Henry Kingsepp käis seal kord kuus oma tehtud puuratastega vankriga, mille hobune poi ja ärg kiru rakendatud. Aega kulus selleks 3–4 päeva, ka post toodi kohale. Maa tõotas rikkalikku saaki. Kalu saadi, nagu seal öeldi, muinaslooliselt palju. Õhtul pandi võrgud jõkke ja hommikul oli 60–70 suurt kala, mutsud, ma ei tea, mis need on, mutsud ja haugid, 4–6 naelalist kala sees. Piima ja mune saadi juba üksteiselt. Väike verev levis ruttu tänu võrukestelt kodust kaasa võetuna esimese nälja kustutamiseks. Esimesed asujad olid jõudnud talve jooksul onnid valmis teha. Käsitsi pidi kõike saagima. Iga tööjõuline mees läks välja teenima. Kõige parem töö saamise võimalus oli Calgary's, see oli 140 miili lõuna poole, ja suveti leidus tööd siis Canadian Pacific Railway raudteelaagrites, kus 10-tunnise tööpäeva eest $2 maksti, millest 67 senti päevasöögi eest maha arvati. Tarvis minev kraam ja post toodi Reetjärvest 40 miili, kuid olulisemad muudatused toimusid 1908–1910. Brits Kinna õppis raudteesildade ehitusel olles betoonitöid ja tammide ehitust. Esimene veski rajati Medicine'i jõele. Ennem teda 1910 Juhan Mäesepa veski ja Karl Moro, tegelikult oli vist Karl Muru, rajatud vesiveski varustas hilisemal ajal Equili linna elektrivooluga. 1909 rajati kool koos raudtee tulekuga. 1910 Medicine'i Oru Eesti selts, kus seltsi esimees oli Vernik, Kingsepp kirjatoimetaja, Peeter Koot Laekur, John Mäesepp pidutoimetaja, Kinna einelauapidaja ja revidendid. Neil olid head cello- ja klaverimängijad, juba ka keelpilliorkester. Soome pidulised. Meie oleme palju vanemad asujad siin, aga meil ei ole midagi selle sarnast kui Virolaisvelil. Peeti kõneõhtuid. Igal koosolekul otsustati rääkida pool tundi sotsialismusest. Arvestage seda, mis aeg see oli. Nii. 1915 pühenduti Marxi palgatöö ja kapitali lugemisele. Peamiseks kõnelejaks oli Kingsepp. Tema oli üldse üks kurja juur. Ta oli väga aktiivne, energiline. New Yorgis hakkas 1909 ilmuma ajaleht Uus ilm, mida telliti seltsile. Raamatuid telliti Eestist, Ploompuu kirjastusest. 1911 oli seltsi raamatukogul 82 raamatut, 1915 244 raamatut. Usuelu ei tahtnud kuidagi laabuda õpetaja Sillakuga. Esimesed asunikud olid enamuses radikaalse ilmavaatega. Rändpastor Johannes Sillak teenis suurt piirkonda kogu Kanada lääneosa Briti Columbia provintsist kuni Manitobani. Ta suri Alberta provintsis ja Medicine Hati linnas, mille üks tänavaid kannab praeguseni tema nime Medicine Hatis. Vernik andis aru teekonnast Okanagan'i orgu, kus ta Medicine'i oru asunduses ära müüdud talu asemel ostnud 10 aakrit viljapuuaeda 14. mail 1916 Briti Columbias Summerlandis. Summerland asub Kaljumäestiku ja rannikuaheliku vahelisel laial platool. Visionäär, kaasasutaja Robinson ja transkontinentaalse rongi, see on see CPR, presidendi Lord Thomas Saunessi rahastusel
ja ühistel pingutustel asutati see inglispäraste kommetega linnak umbes 1800. Maapealne paradiis, kus 2000 tundi päikest aastaringselt paistmas, liivarannad, viljakas maa, lõhekäristikud ja puuvilja ning viinamarja istandused. Piirneb Vaikse ookeani lähedusega. Seda eraldab Alberta provintsist kaljumiastik. 1905 oli seal elekter juba, 1907 linna telefonivõrk, 1915 raudtee. Aga minevikus 1812 kuni 1885 läksid läbi karusnaha kauplejate ja kullaotsijate ning veiste tee. 1922 oli suur tulekahju, mis hävitas enamus ärilisi ettevõtteid, kuid hinnati väga asunike panust linna kujunemisel. Minu onu Henri artiklist 1979 kirjutatud Homesteads and Happiness kirjutab ta kui selle pere poeg oma sellise nägemuse ja teada saamise oma vanematelt. Samamoodi ütleb, et nad abiellusid 1904 ja Vernik ja emma Jasmin abiellusid 1904 sügisel, emigreerusid Kanadasse märtsis. Jaan tuli perest, kus 3 poissi ja tüdruk. Ta jätkas sama elukutset, mis isagi, tislerina. Pärast õpipoisi põlve Venemaal hakkas ta isaga äripartneriks. Tema soov aga oli saada farmeriks. Eestis oli see aga rahvastikku arvestades võimatu. Kuuldes, et Kanadas on alustada lihtsam, otsustas ta reisi ette võtta. Saabudes kõigepealt rongiga Reetieri ja sealt hobuvankriga Kilbisse. Veetes esimese kuu koos Karl Langeriga. Sel ajal esitas ta ka avalduse majale ja maatükile, mis praegu on Sorok vennad valduses. Et ots otsaga välja tulla, sai isa suvise töökoha Calgarys puusepana firmas, mis ehitas silda üle Poojõe. Sel ajal elas emma Jaan Rääbise juures. Sügisel tuli Jaan koju Kilbisse ja ehitas ühetoalise maja, milles elada, kuni paremaks majaks võimalused tekivad, mis leidiski aset 1909. 1910 sai ta õiguse majale ja maale ning avastas oma üllatuseks, et ta nimi John Vernikuks muudetud. Selle asemel, et liigselt bürokraatiaga jännata, otsustas ta nime sellisele kujule jätta. No ega tal ei jäänudki muud üle. Tisler koos oma tööriistadega oli sel perioodil väga hinnatud ja nõutud. Osa tema lisatööst moodustas kirstude valmistamise, neid tegi ta nendel esimestel aegadel palju. Ta ehitas valmis ka maasepa turbiinratta ja majutuse, mis täitis sel ajal ka viljaveski ülesannet. Puutöö ja farmindus olid mitme mehe tööd. Seetõttu otsustas ta midagi muud proovida. Ta pani kuulutuse Winnipeg Free Pressi ja temaga võttis varsti ühendust härra Gage Summerlandist ja üheskoos jõuti kaubale. Tema maja, maa ja loomad vahetati 10-aakrise viljapuu vastu ja koos maja ja sisseseadega ning Cherry nimelise hobusega, kes hiljem müügiks edasi läks koos kohaga. Niimoodi. 24. mail 1916 lahkusid emma, John ja 4-lapseline pere Kilbist Briti Kolumbiasse. Alguses rongiga Okanagani Landingusse ja ülejäänud tee laevaga, mis on nüüd muuseum Pentingtoni järve kaldal Summerlandis. 1920, see on juba nagu see lõpulugu, otsustasid nad naasta Eestisse nüüd koos 5 lapsega. Ja kuna John oli nüüd Kanada kodanik, siis ei lubatud tal Eestis maad osta. Et aega täita, oli tal masinatöökoda, kuniks tal olid vahendid enda talu rajamiseks. 3 vanimat last läksid tagasi Kanadasse. Henri 1926, Anna 1927 ja Edi 1929, jättes 2 venda ja 1 õe, see on siis minu ema, koos vanematega Eestisse. John suri 1946, siis Jaan Vernik 74 vanusena ja emma 1962 80 aasta vanusena. Saabudes Kanadasse läks Henri Calgary tehnikakooli, võttis erialaks tööstuslik elektriinsener. See toimus majandus surutise ajal ning töökohti nappis
nii et ta võttis vastu automehaaniku töökoha ja püsis seal üle 29 aasta, minnes pensionile 1971. Sel ajal abiellus ta, kasvatas 2 poega ja tütre, hetkel on 5 lapselast. Henry elas koos naisega Edmontonis ja enne seda elas Peace River territooriumil. Anna abiellus varsti pärast Kanadasse tulekut ja kasvatas üles 3 poega, 6 tütart ja hetkel on tal 22 lapselast. Edi tegeles farminduse ja puutööga, siin ta abiellus ja kasvatas üles 2 poega, 3 tütart ja hetkel on 5 lapselast. Eestlaste 100 aasta pidustused toimusid 1999 25–27 juuni Albertas. Seal tähistati siis Linda Halli maaladel Stettleris ligidal seda suurt sündmust, kui esimesed Eesti asunikud naasesid Albertasse. Teatavasti on Albertas peetud juubeleid ka varem. Gilby Eckvilli kandi eestlastel oli 2001, 2004 Baronsi küla. Stettleri oli kogunenud 527 osavõtjat, Eesti perekondi üle 120 ja selle aja kõige suurema välismaa eestlaste koguna siis. Eesti aupeakonsul Kanadas Ilmar Heinso andis üle president Lennart Meri ja välisminister Hendrik Ilves head tervitused peo kordaminekuks. Avapalvuse pidas peapiiskop Udo Petersoo ja peapiiskop võrdles jutluses sajandi alguses Eesti pioneeride uue elu alustamise raskusi piibli Taaveti võitlusega koljati vastu. Samuti jagati 32, nagu nad ütlevad, pioneerperekonnale koopia originaalse maagrundi dokumendist. Et neid leida, uuris David Kiil pikemat aega ajaloolisi kogusid Ottavas ja Edmontonis. Loeti ette kutse aastal 2001 toimuval eestlaste 140 aasta tähistamisele Mustamere ääres Krimmi poolsaarel. Linda Halli seintel 10 fotodega illustreeritud ja kunstipäraselt esitatud perekondade sugupuud. Pidu õnnestus ülihästi laulude, kavas 74 trükituna, rahvatantsijate, pioneermängude, etenduste, rahvussöökide, anekdootide ja 4,5 tunnise ekskursiooni saatel. Näidati esimese Kanadasse saabuja võrulase Hendrik Kingsepa Ingemaa paika, mis anti temale 1889. Bussituuri giid oli Bob Kingsepp, tema pojapoeg, kes ei valda küll eesti keelt. Pioneerperedele oli kaelas sugupuu nimi, mis võimaldas lihtsalt jutule pääsemist. Nähti vanu puustooneid ehitatud Eesti talumajade arhitektuuri stiilis. Õnnistati vana kalmistut, Gilby Kalmu Cemetery, kus vähemalt 11 Eesti hinge, põhiliselt siis Gilby ümbruses elanud inimesed ja seal, kus minu vanaema, vanaisa elasid. Ametlikku surnuaeda veel ei olnud. Noored hakkasid huviga esmakordselt vanavanemate ja vanemate perekonna ajalugu uurima. Leiti suguvõsaharud, millest varem ei oldud teadlikud. Ametlik keel ja asjaajamine küll inglise keeles. 1950-ndatel olevat tänavatel kuulda võrdselt eesti, soome ja inglise keele rääkijaid. Siis ei olnud veel vanaeestlaste järglased kadunud eestlusele. Ellar Grabi muidu väitis vastupidi, et vanaeestlaste järeltulijad on eestlusele kadunud. Uusasunikud evisid eestlaslikku visadust ja hulljulgust, nii nagu David Thompson, Kanada suurim avastaja ja rajaleidja, kes läbis 80 000 miili jalgsi hobuse seljas, koerarakendil ja kanuuga, et kaardistada Briti Columbia 35 aasta jooksul. Simon Fraser ja eelnimetatu kaardistasid Briti Columbia ja kaljumäestiku kõik jõed ja mäed, ka tänapäevas mõistes äärmise täpsusega. Need on pildistatud nüüd tänapäeval satelliitidelt. Thompson tegi oma elutöö, kui veel Kanada iseseisvus polnud. Ta suri 1857. 50 aastat hiljem avastati tema käsikirjad ja siis hakkas Tyrrell neid uurima ja kirjastama 1916. Keegi ei mäleta neid. See varajane aeg kustub inimeste elavast mälust. Ja mis on elu? See on jaanimardika välgatus öös. See on pühvli hingeõhk talvisel ajal. See on lühike vari, mis liigub murul ja kaob päikese loojangusse. Indiaani pealik Varesjalg on rääkinud. Minul kõik.
ma vist istun suurte laudus. Ette pärast. Jah. Aare, mikrofon. Jah. Nii. Mul on väga hea meel tänada Rutti ja eneseületamise eest, et meil oli mitu telefonikõnet. Ma püüdsin julgustada tagasihoidlikul moel, siis veel tagasihoidlikumal moel, kui ma nägin, et see mõte hakkab vilja kandma ja kolmandat korda hästi tagasihoidlikult, kui me rääkisime juba nüanssidest. Aga olgu see hea eeskuju kõigile meie liikmetele, sellepärast, et praegu sai avatud äärmiselt huvipakkuv valdkond. Ja ma arvan, et see väärib äratoomist meie aastaraamatus. Ja omalt poolt ma tahaksin veel siis tagasihoidlikult julgustada, et meie ettekanded väärivad paljuski võrdlust teadustöödega. Ja tahaksin ka siinkõnelejat julgustama, pakkuma seda kirjatükki sellistele väljaannetele nagu Akadeemia või Kultuurielu. Aitäh! Kodulehel kindlasti, selles ei ole kahtlust. Tänan teid. Aitäh. Aga siis ütleme see, nagu öeldakse, et kõik ei mahu marjamaale, osa jääb ka karjamaale. Ja oma mõnes järgmises ettekandes ma tahaksin nagu siis väga lühidalt kanda nende pereliikmete elu või saatus, et mis nad sellest väljarändamisest said või kuidas nad Eestisse jõudsid ja et nagu veel ja eriti veel minu emast, kes elas ka esimese Eesti Vabariigi ajal. See on väga koloriitne elu olnud ja kas seal oli ainult kiitmist või oli see karistuste pool siiski suurem? Aitäh!